Tere pärastlõunat, head kolleegid, et rõõm on tõesti näha, et saalis on nii palju inimesi, häid kolleege ja loodan, et see lõunapaus on teile ainult virgutavalt mõjunud. Et miks me räägime antibiootikumide kasutamisest ja resistentsusest, et Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskuse hinnangul sureb siis Euroopa majanduspiirkonnas igal aastal rohkem kui 35 000 inimest antibiootikumresistentsete infektsioonide tagajärjel ja see infektsioonide koormus on tervishoiule sama suur kui gripi, tuberkuloosi ja IFI tekitatud koormus kokku. Maailmas sureb hinnanguliselt 5 miljonit inimest ja WHO on kuulutanud, et antimikroobne resistentsus on 1/10 suurimast ülemaailmsest rahvatervise ohust. ÜRO Peaassamblee seadis 2024. aastal eesmärgiks vähendada resistentsete bakteritega seotud suremust 10% maailmas aastaks 2030. Ja sellest lähtuvalt on siis Briti antimikroobse ravi ühingu Carrodi auloengus käsitletud 4 teemat selle eesmärgi saavutamiseks. Et pelgalt uute antibiootikumide arendamine ei ole piisav, et vajalik on ka siis infektsioonide vältimine, sealhulgas siis infektsioonikontroll, vaktsineerimine. Vaktsineerimisest tuleb juttu ka meie sessiooni teises pooles. Olemasolevate antibiootikumide ratsionaalne kasutamine, sinna juurde siis ka diagnostika, olemasolevate antibiootikumide kättesaadavus, et ka meil Eestis on olnud tarneraskusi ja alles siis tulevad uued antibiootikumid, nende arendamine ja nende kättesaadavus. Ja mina oma ettekandes keskendun siis olemasolevate antibiootikumide ratsionaalsele kasutamisele siin meil Eestis. Antibiootikumid on üks sagedamini kasutatavaid ravimirühmi ja sellel slaidil on näha Euroopa antibiootikumi kasutuse järelevalve võrgustiku antibiootikumide kogukasutuse andmeid Euroopas siis riigiti defineeritud päevadoosides 1000 elaniku kohta. Et mida tumedam värv, seda rohkem on või seda suurem on siis kasutus. Ja Eesti antibiootikumide kogukasutus aastal 2024 13 defineeritud päevadoosi 1000 elaniku kohta on madalam kui Euroopa keskmine. Et Eesti kuulub jätkuvalt madala kasutusega riikide hulka, et meist vähem kasutavad vaid Austria ja Holland. Hollandis on see näitaja 9,8. Aga kui vaadata nüüd seda Eesti kasutust siin aastate lõikes, et siis me näeme, et see kasutus järjest suureneb. Küll mitte palju, aga 10% rohkem võrreldes 2019. aastaga. Et ärme arvesta seda COVID-i langust siin vahepeal, COVID-aegset langust. Nüüd see kogukasutus suureneb kogu Euroopa tasandil ja seetõttu on siis Euroopa Liidu nõukogu andnud soovituse kõigile liikmesriikidele vähendada seda antibiootikumide kogukasutust ning seda ka madala kasutusega riikidele nagu Eesti. Ja meile on siis seatud eesmärk vähendada kogu tarbimist 3% võrreldes 2019. aasta tasemega. Seda pole palju, aga siit siis edasi küsimus, et kas me saame vähendada ja mida me saame vähendada. Et enamus antibiootikumidest kasutatakse ambulatoorselt ja üks Euroopa järelevalve võrgustiku ambulatoorse kasutuse mõõdik on laia ja kitsa toimespektriga antibiootikumide kasutamise suhe. Ja siia laia toimespektri hulka siis kuuluvad amoksitsiliin, glavulaanappe, sultamitsiliin, ceffuroxiin, cefprozil teise põlvkonna cefalosporiinid, makroliididest siis asitromytsiin, klaritromytsiin ja fluorokinoloonid. Kitsa spektri hulgas siis penitsiliin, amoksitsiliin ja esimese põlvkonna cefalosporiinid. See kasutamise suhe on siis aastatel 2020–2024 olnud väärtustes 3,1, 3,3, aga see suhe on kaldu laia spektri poole. Ja eriti kaldu on see suhe laia spektri poole, kui me võrdleme oma andmeid Põhjamaade vastava näitajaga. Et see vahe on 10-kordne.
Et kas me saame vähendada seda laia spektrit, et võime eeldada, et saame, et meie resistentsuse profiil ei erine Põhjamaade resistentsuse omast. Aga milline antibiootikum on kõige suurema osakaaluga laia toimespektriga antibiootikumide seas? Et kui me vaatame nüüd siis kogu kasutust Eestis, siis peamine antibiootikumide rühm, mida kasutatakse, on penitsilliinid. See on lai rühm, kuhu siis kuuluvad alates penitsilliinidest oksatsilliin, amoksitsilliin, ampitsilliin, sulbaktaam, amoksitsilliin, klavulaanhappe, haiglas piperatsiliin, tasopaktaam ja teisel kohal on siis kasutusest makroliidid. Aga peamine rühm penitsilliinid. Ja sellest peamisest rühmast, penitsilliini rühmast omakorda enamuse moodustavad siis beta-laktamaasi inhibiitoriga penitsilliinid, mille kasutuse suurenemist me siin näeme siin üleval ja sellest siis enamuse osa moodustab amoksitsilliin, klavulaanhappe, millest siis Ravimiameti andmetel 85% kasutatakse ambulatoorselt. Aga kelle ja mille raviks seda amoksitsilliin, klavulaanhapet enim kasutatakse ambulatoorselt? Kaidi Telling uuris Tervisekassa retseptikeskuse andmete alusel aastatel 2014 kuni 2018 siis antibiootikumide kasutamist Amrita projekti raames ning avaldatud raportist pärinevad ka sellel slaidil olevad beta-laktamaasi inhibiitoritega kombineeritud penitsilliinide ehk siis sisuliselt amoksitsilliin, klavulaanhappe kasutamise andmed. Ja seda ravimit kasutati siis kõikides vanusegruppides, kuid vanusegrupis 0–9 aastat oli realiseeritud retseptide arv 1000 elaniku kohta kõrgem kui teistes vanusgruppides. Kui me nüüd vaatame diagnooside alusel, siis peamised olid hingamisteede infektsioonid, millele järgnesid siis suuõõne infektsioonid ja jällegi oli näha seda kasutamise tõusu siin. Peamised hingamisteede infektsioonid. Ja hingamisteede infektsioonid olid üldse kõige sagedasemaks põhjuseks antibiootikumide kasutamiseks siis uuringuperioodil, et 44% retseptides kirjutati välja siis hingamisteede infektsioonide jaoks. Ja siit omakorda oli siis sagedasemad diagnoosid, mitte sagedasemad, vaid pooltel juhtudel oli siis välja kirjutatud diagnoosidega ägedad ülemisteede infektsioonid, mis peaksid olema siis selle ringi sees, aga on liikunud siia ülesse, äge sinusiit ja äge bronhiit. Ehk siis diagnoosid, mis on meil viirusliku geneesiga enamasti ja ei vaja üldse antibakteriaalset ravi. Et võime teha järelduse, et teatud hingamisteede infektsioonide mitteravimisel on meil võimalik vähendada antibiootikumide kasutust ja seeläbi ka amoksitsilliin, klavulaanhappe kasutust. Aga miks ma näitan peaaegu 10 aastat vanu andmeid, sest hilisemaid kahjuks ei ole. Ja selle raporti üks ettepanekutest oli, et taolised analüüsid peaksid ilmuma regulaarselt. Vahepeal on küll valminud Sotsiaalministeeriumis antimikroobse resistentsuse ohjamise strateegia, mis teiste oluliste eesmärkide seas rõhutab ka antibiootikumide ja resistentsuse andmete analüüsimise järjepidevat vajalikkust. Ja sellest strateegiast lähtuvalt on siis ka koostamisel või kohe valmimas inimtervise antimikroobse resistentsuse tegevuskava Terviseameti eestvedamisel. Ja ma väga loodan, et tulevikus meil need andmed ikkagi saavad olema nii Tervisekassa, Ravimiameti ja Terviseameti siis kaasabil. Ja sellest lähtuvalt siis juba edasiste tegevuste planeerimine. Aga enne strateegia ilmumist asusime me uuendama ka ambulatoorset antibiootikumravijuhendi, ehk siis tänaseks on valminud Tervisekassa ravijuhendid Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi, Eesti Laborimeditsiini Ühingu ja Eesti Perearstide Seltsi eestvedamisel antibiootikumraviks ja mikrobioloogiliseks diagnostikaks, kus me oleme siis ka arvestanud Eestis isoleeritud tekitajate tundlikkust. Ja see ravijuhend sai just siis naha- ja pehmete kudede ja seedetrakti infektsioonide ravijuhend sai just esmaspäeval ravijuhendite nõukogus kinnituse. Ja vaadates siis sagedasemate hingamis- ja kuseteede infektsioonide ravijuhendi antibiootikumi valikuid, siis näeme, et see amoksitsilliin, klavulaanhappe soovitus on vaid teatud riskifaktoritega kopsupõletiku patsiendi raviks ning lastel püelonefriidi korral.
et tahaks loota, et järgides ravijuhendit väheneb siis ka see laia spektri kasutus ambulatoorselt. Ja kui ei vähene, et siis edaspidi saaks juba teha auditit, et selle juhendi soovituse järgitavuse osas ja kui ei järgita, siis mis põhjusel. Kas on tekitajate spekter muutunud, resistentsus muutunud või meil on mõni muu mõju põhjus. Ka Kaidi Tellingu uuringus oli siis ka need suuõneinfektsioonid, mille korral seda amoksitsiliin glavulaanhapet kasutati palju, siis oleme kliinikumis koostanud koostöös stomatoloogia kliinikuga antibiootikumiravi juhendiga hambaravis. Ja see on kõigile soovijatele kättesaadav siin ära toodud aadressil, siis veebiaadressil. Aga selle amoksitsiliin glavulaanhappe pärast ei ole mures ainult Eesti infektsioonhaiguste arstid, vaid ka Euroopa infektsioonhaiguste arstid ja kliinilised mikrobioloogid. Et siin toodud siis ülevaate artiklis tõdetakse, et seda ravimit kasutatakse sageli empiirilise ravina paljude WHO prioriteetsete infektsioonisündroomide puhul nii täiskasvanutel kui lastel. Ja kuigi osa nende sündroomide puhul võiks kasutada siis kas kitsamat toimespektrit või üldse jälgimistaktikat. Ja tsiteerides autoreid, siis amoksitsiliin glavulaanhapet eelistatakse, kuna selle ravimiga on vähese vaeva ja minimaalse kaalutlemisega patsient paremini kaetud kõikvõimalike tekitajate suhtes. Aga see lähenemine on lühiajaline, ei ole jätkusuutlik, sest kui kujuneb välja resistentsus amoksitsiliin glavulaanhappele, siis tingib juba järgmiste antibiootikumide kasutamist ära toodud on cefalosporiinid, fluorokinoloonid, karbapenemid, mis omakorda jälle selekteerib resistentsust välja. Ja seoses karbapeneemidega ongi üheks murekohaks meil karbapeneemresistentse Klebsiella pneumoonia osakaalu suurenemine. Ja sellel maakaardil on siis Euroopa antimikroopse resistentsuse järelevalve võrgustiku andmed verest ja liikvarist isoleeritud Klebsiella pneumoonia tüvede kohta ja siin on toodud siis karbapeneemresistentsuse osakaal. Ja aastal 2024 siis invasiivsetest tüvedest 1,7% oli resistentsed ja vere liikvaritüved on alati parema tundlikkusega Terviseametilt saadud siis mitteinvasiivsete tüvede kohta andmed, siis see protsent on 2,5%. Ja murekohaks jällegi on see tõusutrend siin, et kui meil aastal 2019 ei olnud ühtegi sellist resistentset tüve, siis nüüd on see suurenemas ja võrreldes just siis ka Põhjamaadega, et kus see resistentsuse osakaal on madalam meist ja püsib suhteliselt stabiilsena. Ja miks see tekitaja nagu murekohaks veel on, et kindlasti ravivalikud on piiratud, valikuid on vähe, see on kallis tegevus. Ja karbapeneemresistentne Klebsiella on ülemaailmne probleem ja nagu näha jällegi sellelt kaardilt, mida tumedam värv, seda suurem see resistentsus on. Inimesed reisivad ja nendega koos võivad ka bakterid liikuda ühelt maalt teisele. Ja nagu me kuulsime siis ka seal Ukrainast, et ka need patsiendid võivad meile juurde siia ravile tulla ja me peame arvestama, et nendel on hoopis teistsugused bakterid kaasas kui võib-olla meie oma inimestel, eelkõige resistentsuse aspektist. Et kuidas me seda resistentsust saame mõjutada veel peale antibiootikumide kasutamise, et tagasi tulles Kärrodi loengu juurde, siis ka infektsioonide ennetamine on olulisel kohal ja just see infektsioonikontrolli alane tegevus ka siin juures. Et vaadates siis seda OECD raportit, siis kõige kulutõhusam antimikroopse resistentsuse vastases tegevuses on investeeringud kätehügieeni. Et ka teised tegevused nagu vaktsineerimine, mis on siis siin ära toodud, keskkonna puhastamine, koolitus, ka need on olulised, aga just kõige kulutõhusam oli kätehügieen. Et see vähendab nii tundlike kui ka siis resistentsete tekitajatega seotud infektsioone. Ja siinkohal on hea võimalus meelde tuletada, et meil on olemas ka Tervisekassa ravijuhend infektsioonikontrolli standardnõuded, mis on siis mõeldud kasutamiseks kõikidele tervishoiuasutustele ja hooldekodudele, et mitte siis ainult haiglatele.
ja WHO siis rõhutab siis 5 kätehügieeni näidustust, mille korral alati tuleb teha kätehügieeni. Et need on siis enne ja pärast kontakti patsiendiga, enne aseptilist tegevust, pärast kokkupuudet kehavedelikega ja pärast kokkupuudet siis patsiendi lähiümbrusega, kus võivad siis ka olla needsamad patsiendi mikroobid. Et kui te nüüd mõtlete, et mille korral kõige paremini tehakse kätehügieeni, siis erinevatest uuringutest on tulnud välja, et pärast kokkupuudet patsiendiga, et siis kui me ise ennast kaitsta soovime. Aga tegelikult me peaksime mõtlema seda, et meie kui meditsiinitöötajad ka ei viiks patsiendile midagi. Kokkuvõtteks, et antibiootikumide kasutamine ja resistentsused, kas saame paremini? Jah, meil on erinevaid võimalusi, et kiiremini saame mõjutada siis ennetust ja olemasolevate antibiootikumide kasutamist. Et meil on võimalik jälgida juhendeid, vähendada laia toimespektriga antibiootikumide kasutamist. Ja iga antibiootikumi määramisel peame silmas pidama, et need 6 õõd, et õige patsient, õige ravim, õige doos, õige manustamisviis, sagedus ja õige kestus. Ja sellest kestusest hakkavad kohe rääkima minu head kolleegid järgmistes ettekannetes. Aga sinna juurde on jätkuvalt vajalik siis järjepidev antibiootikumide kasutuse analüüs lisaks kogu kasutusele, ka siis patsiendi ja diagnoosipõhiselt ja resistentsuse andmete analüüs. Aitäh! Aitäh, Piret! Mul enne jäi mainimata, et Slido töötab ka siin saalis jätkuvalt, et võib-olla on korraks võimalik ka seda koodi ette manada. Aga äkki on mikrofoni küsimist kellelgi saalist? Võib käega märku anda? Ma küsin siis, Piret, sinu käest, et sa rääkisid ambulatoorses pooles, me saame päris palju neid valikuid, aga kas haigla poolel on ka midagi vaja parandada või muuta? Kindlasti saab ka haiglas vähendada, et kui vaadata ka see Euroopa järelevalve võrgustiku andmeid, siis haigla kasutus on meil seal Euroopa keskmise osas, mitte seal allotsas, eks meil kindlasti on võimalusi ka haiglas teha. Perioperatiivse antibiootikum profülaktika lühendamine, asümptomaatilise bakteruuria mitteravimine, lihtsalt mõned näited siin. Just, olen nõus, et meil arenguruumi on palju, aga aitäh sulle!